Meie meeled on võimsad, kuid mitte veatud tööriistad. Need aitavad meil maailma mõista, kuid võivad eksida, sest nad filtreerivad, tõlgendavad ja lihtsustavad. Evolutsioon on kujundanud meeled pigem ellujäämise ja tõhususe, mitte absoluutse tõe tajumiseks. Kas olete kunagi näiteks mõne laulu sõnu täiesti valesti kuulnud? Võtame näiteks Ivo Linna Julge laul. Ja siis ma olen nagu Sandor seiklusfilmis, auese sule iial silmi. Või Tanel Padari Kuu on päike. Või Laura lugu 581C. 581C. Valesti kuuldud laulusõnad on üsna tavaline nähtus. Seda nimetatakse psühholoogias ja lingvistikas Montegreeni efektiks. Inimene tõlgendab kuuldut, näiteks laulusõnu valesti. Meie aju otsib mustreid ja nii võimegi tajuda nii-öelda fantoomsõnu. Kuulame ühe helilõigu. Mida teie kuulete? Panen veel ühe korra. Teeme ühe katse veel. Ei, mis see on? Teadmised mõjutavad kuulmist. Vaatame, kas sa nüüd kuuled. Jaa. No tegelikult heli on kõigest võbelev õhk ja siis meie eelnevad teadmised ja kogemused hakkavad sellele tähendust andma. Kuulame veel ühe lõigu. Mis sõnu te sealt kuulete? Kuulsin sõnu seal, siis ma kuulsin seadus ja siis kolmandaks ma kuulsin sigadus. Sigadus, aga vaatame, kas sa nüüd hakkad teisi sõnu veel kuulma. Ma kuulsin kõiki neid sõnu, mida me praegu nägime. Tegelikult siin oligi peidus sõna psühhobuss, aga miks me hakkame neid erinevaid sõnu kuulma? Kas sa tegelikult tegi kokku psühhobuss lõpuks? Jah, seal oligi psühhobuss oli seal heliklipis peidetud. Et ühtegi teist sõna ei olnud, oli psühhobuss. Kas te kuulsite või? Võib-olla esimesel sekundil ei kuule, aga kui aju hakkab otsima, siis lõpuks kuuled. Sarnane efekt on ka näiteks keelte õppimisel, et kui alguses see lihtsalt üks suur segapudru, mitte midagi ei saa aru, aga mida rohkem sa õpid, ehk siis tegevad teadmised, seda selgemaks see saab ja lõpuks oskad ka ise rääkida. Visuaalse vihjega võime aga panna end kuulma ka selliseid sõnu, mida tegelikult ei öelda. Fantoomsõnadega on sarnane efekt ka näiteks kummitussaadetes, kus, ma ei tea, tegelikult see siir kõnnib kuskil vaikselt, mingi krabin käib, saate tegija kuuleb, et keegi kummitab, et ma olen siin, paneb selle teksti alla ja siis kõik, tegelikult see ongi hiirekrõbin, aga kõik hakkavad lambised kuulma, et ma olen siin ja ongi kummitus. Ka nähtava info tõlgendamisega võib aju trikitama hakata. Kasutame selleks stroopitesti. Proovige kõva häälega välja öelda see värv, millega on kirjutatud ekraanile ilmuvad sõnad. Lõpp läks ilmselt juba keeruliseks, sest sõna keeleline tähendus hakkab segama värvi nimetamist. Lugemine on automaatne protsess ja värvi nimetamine ei ole. Ehk siis see automaatne protsess tuleb meil kiiremini välja. Lugemisprotsess on meie ajus väga efektiivne ja kiire, nagu 4-realine kiirtee. Värvide nimetamine on aga vähem treenitum ja aeglasem. See on pigem nagu auklik kruusatee. Kui sõna ja selle värv on erinevad, peame üritama kiiret lugemise protsessi pidurdada, et värvi nimetamise võrgustik jõuaks vastuse andmiseni. Proovime veel kord.
kas see viivitus vastuse andmisel oli pikem ja vigu rohkem? See illustreerib, miks multitasking ehk mitme ülesande korraga tegemine võib olla keeruline, kuna erinevad stiimulid võistlevad meie piiratud kognitiivsete ressursside pärast. Seda kasutati ka külma sõja ajal, et püüda Vene spioone. Seda katset tehti siis erinevate inimeste peal ja neile näidati samamoodi neid sõnu, neid erinevate värvidega. Vene spioonid siis, neil võttis kauem aega, et öelda sõna väärevus siis inglise keeles venekeelsete sõnade puhul, kuna see on nende jaoks tuttav keel, ehk siis kuna lugemine toimub kiiremini, siis neil läks rohkem aega värvuse nimetamiseks. Ja nii ongi, et meie meeled ei ole perfektsed, sest aju töötleb infot automaatselt ja tahtlikult. Nende protsesside konflikt võib aga põhjustada viivitust või vigu.